Baasreaalsuses on elu hoopis teistsugune. Seal on teistsugused seadused, seal on maagiat ja ilu. See on maailm, mida sa täna näed filmides ja kuuled muinasjuttudes. Just sellepärast nad meid nii väga tõmbavadki, et nad on meile omased. See on maailm, mis eksisteerib vaid meie hingemälus ja rakkudes. Inimene ei peaks kindlasti elama oma elu läbi ekraani, sest just siis ühendubki tema teadvus tehisaruga ja inimene ei oma kontrolli oma mõtete ega tunnete üle. Meie elud aga juhtuvad siin, päris reaalsuses. Me kohtume oma partnerite ja sõpradega päriselus, mitte kohtinguäppides. Kõige kurven on tegelikult see, et me ei märka enam seda baasreaalsuse elu, mis on meie jaoks olemas, sest meie pilgud on kinnitunud ekraanidesse ja seetõttu ei märka me üksteist. Keeruline on hinnata kedagi, keda sa oled näinud ainult läbi ekraani. Sa ei tea, kuidas ta käitub, naerab või millised on tema liigutused. Sa ei tunne tema lõhna ega taju tema olemust. Kõik, mis tuleb läbi ekraani, ei ole päris. Sellepärast peaksime täna järjest enam eemalduma ekraanidest ja tulema tagasi baasreaalsusesse. Peaksime uskuma sellesse, et kui sul on määratud kellegiga kohtuda, siis universum leiab viisi, et teie teed ristuksid just õigel ajal ja õiges kohas, olgu need siis sõbrad, armsamad või äripartnerid. Avame silmad, jumalate mängud, teine peatükk. Kui sa tahad seda veel edasi lugeda, siis sa saad tellida selle raamatu. Lisainfo leiad kirjeldusest.